Kutsume siis lavale kihlased. Seal on siis Ago, Kihnu päästepealik ning kaks koolitajat. On Külli ning on Eevi. Eevi õpetab algklassis ning Külli koolitab lapsi rääkima ning lugema kihnu keelt. Loodame, et nüüd siis kuulete õiget kihnu keelt, mitte vania kihnu keelt. No nii, anname seekord sõna ikkagi kõigepealt meestele ehk Agole. Palju teil päästajasi on ning palju elusi olete päästnud? Päästajasi on meid 7 kogu. Elusi peavad saarelanikud ikka kõigepealt ise päästma, et päästeteenistus on see, kes saab abi tulla siis veel, et tegevüks peab ise oma kodukoertes hoidma. Sassia Kihnu mehed siis Eesti riigilt ootavad ning Sassia peaks selle saarte seaduse tegemise juures kõige paremini silmas pidama. No, riik võib-olla saab seal mingid raamid ette panna, et ega saarel on ju isemoodi kultuur ning loodus ning et saarelanikud peavad ise seda siis elus hoidma. No eile kõinastus selgus üks asjaolu, et saarteliinid ehk siis laevaühendused saartega on ju tegelikult maantee jätkumine või kestmine. No me sõitsime Kõinastulegi, olime mingi 2-3 kilomeetrit, sõitsime merest läbi aga seal on üks takistus, nagu olümpiamängudelgi on takistusjooks. Nimelt saarteliinid tahtavad selle tee peale kõik need bussipeatused panna, ehk siis sadamad panna maksuliseks. Et kuidas kihlased selle peale vaatavad? No jah, eile sai räägitud, et sadamad on ju ikkagi maantee pikendused, kui täna saame maantee peal ikkagi tasuta sõita, siis saarte elanikud võiks ju sealt edegu oma kuhu koosvaja tasuta. Aga kuuleme Sassia siis koolitajad arvavad Kihnu koolist ning kihnu keelest ning laste arv suureneb või kahaneb? Noh, õnneks on sedasi, et lapsi ikka jätkub, et sedasi 40 kanti ikka on neid, et praegu võib ikkagi rahu olla, kool on olemas ning eges klassis on lapsed, et tühja aastad ei ole olnud. Eevi, kuidas juurdekasvuga lood on ning see õpetad algklassis ka kihnu keelt või kes siis jälle õpetab, tule siia mikrofoni juurde? Ei, me ei õpeta, me räägi lihtsalt sama, sest Kihnus sündunnik Kasun Külli õpetab, katsub rääkima panna mitte lapsi ikka rohkem kihnu keeles. Juurdekasuga nagu ütles, et meitel nagu praegu veel ei põle seda olnud, et meitel tühja aastakäiku oleks olnud, et tegelikult iga aasta on ikkagi lapsi kooli tulnud, tühja klassi ei pole meitel olnud. Et selles mõttes on hästi praegu meitel. Kas Kihnu koolitajad maailmamuredele koha juure mõtlevad no Afganistanile või siis koha 68 hääle saavutamisele Toompeal? No eks ikka meitel tuleb kõikega kurssis koha olla, aga samas ei tohe unutta, et meitel on omad mured kosis, asja meie lahendama peame ning nagu eelõhta selgus, et meitel ikkagi tegelikult väikesaartel elades on ikka päris palju oma muresi koha, nii ma arvan, et kõigepealt me peame oma nina ede vaatama ning sellega hakkama saama ning siis seal juures muidugi teistele koha, teiste peale inimeste peale mõtlema. Võimendaks ühte mõtet veel, see eile mitu korda kõlas just Jüri Lemberi suust, kes on ise olnud suurte laevade sildas türmanina ning olnud ka Mereakadeemia rektor. Praegu on ta siis meretöötajate ametiühingu esimees, et kindlasti peaks olema valitsuses mõni inimene, kes otseselt tegeleb saarte küsimusega ja saarte ühendusega. Seda enam, et Pisikeste saarte seaduses on kohe üks paragrahv, mis ütleb, et riik tagab ühenduse Suursaarte ja Pisikeste saarte ning Maisamaa vahel. Ning teine mõte oli see, et Liivi lahe saarte jaoks oleks Liivilähe saarte taris oleks, et teha üks selline projekt, et läbi vaadata kõik need laevad, kes seal praegu kurseeruvad
et nende vigade alusel kogu see Liivi lahe reisi ning kaubavedu oleks ikkagi kaasaegne ega jääks jalgu saare elanikele praegu, nagu see üsna sagedasti juhtub. Pisksemgi torm katkestab ju ühenduse Kihnuga. No vot jah, et selle saarte seaduse kõrvas oleks tegelikult eile mitte mõtteni kõlama nii see, et tegelikult need valdkonnad, millega saarte peal tegelda, on nagu erinevad ning need kuuluvad tegelikult ju väga erinevate ministeeriumite haldusalasse, see tähendab, need on kõik kuidagi hajutatud ning lükitud, et tegelikult võiks olla üks sihuke inime kuskil ministeeriumi haldusalas, üks inime, kes tegeleks tegelikult kõik saarte probleemega. Ehk siis on ka siis saarte esindajatel jää nagu pöörduda tema poole, kui ka samas see inime on nagu pädev nii kõik asjaga kurssis, et ei pea siis pöörduma ühte, teise ja kolmandasse ministeeriumisse ja siis ongi kõik kadunud. Et see oleks kindlasti üks sükene asi, mis taris oleks lõua riigi poolt. Riik peaks mõtlema, kas see on see näiteks riigihaldusministri portfellis tema dokumendid, eks ole, või tema keegi töötaja või siis... Me arvan, et mitte väikesaarte inimeste jaoks ei pole oluline, kus see on, aga meite jaoks oleks oluline see, et see inime oleks olemas. Me teaksime, et Illevani numbrid, kui häda käed. Jah, just. Siis kõnetraat võtta. Aitäh kindlased, aga kutsume ka ruhlased püünele. Vajame kogu. Vajame üksteist.